võta vasakult poolt küljelt piisav kogus juukseid, et saaksid need jaotada 3 võrdsesse ossa. Hakka punuma täiesti tavalist kalasaba. Antud juhul ei ole vahet, kas alustad vasakult või paremalt poolt, sest samasugune pats tuleb teha mõlemalt poolt pead ning lõpuks punuda taha keskele kokku. Punu suunaga kergelt allapoole ehk nii-öelda diagonaalse nurga all. Kui oled jõudnud enam-vähem pea keskele, siis otsi mõni patsikumm või klamber ning pane sellega korra pats ajutiselt kinni. Nüüd alusta samamoodi uuesti teiselt poolt pead, ehk siis võtta jällegi enam-vähem sama kogus juukseid ning jaota need 3 võrdsesse ossa ning tule samamoodi punudes tavalist 3 haruga punupatsi. Kui hakkad jõudma ka teiselt poolt keskele, siis vaata, et patsid jääks enam-vähem sama pikkusega ning katsu mitte juukseid vahepeal kusagil mujalt juurde sisse punuda. Nüüd ühenda need 2 punupatsi. Nüüd jaota see patsisaba, mis tekkis enam-vähem võrdseks. Kinnita üks pool kuhugile mujale klambriga kinni, eest ära. Alusta uuesti punumist vasakult poolt, võttes samamoodi jällegi enam-vähem samasugune kogus juukseid ning jaotades need 3 võrdsesse ossa. Hakka punuma uuesti tavalist kalasaba. Kui oled võrreldes ülemise patsiga jõudnud nii-öelda poole peale, siis hakka sellest lahti olevast salgust äärest järjest juukseid juurde võtma. Ehk alati lisad ülevalt poolt äärest juukseid juurde, peenike salk. Kui on väga selline sasine, siis tee näiteks vee või keeliga kokku. Iga kord pannes nii-öelda ülevalt poolt suunaga allapoole juukseid, tuleks ka salk juurde võtta. Jällegi punud diagonaalselt suunaga allapoole. Ning enam-vähem võiks neid juurde võetavaid salke olla 5–6 tükki, sest siis minu meelest jääb see efekt kõige ägedam. Samuti on oluline see, et kui punud, siis katsu alati hoida patsi kerge pinge all, ehk siis need juurde võetud harud ei hakka väga lotendama. Kui oled jällegi jõudnud pea keskele, siis uuesti võta klamber või patsikumm ning kinnita punutis. Nüüd teed täpselt samamoodi uuesti teiselt poolt pead ja katsub punuda enam-vähem poole peale võrreldes ülemise punutisega ning sealt lahti olevast eelmise patsi lõpust hakkad salk salgu haaval juukseid juurde võtma ehk alati väike peenike salk juukseid ja viid täiteks juurde. Katsu samamoodi ka siitpoolt ära jaotada eelmise punutise salk niimoodi, et täpselt sama palju võtad juurde. Niimoodi on täpselt mõlemad pooled tasakaalus. Jällegi paned need 2 punutist omavahel kokku ning kinnitab patsikummiga.
nüüd on su enda valik, kas jätadki ainult ühe nii-öelda noole otsa või siis teed vastavalt pikkusele veel neid juurde, kas 1, 2 või 3. mina teen ka teise siin videos veel ja algus on täpselt samamoodi nagu esimese 2 puhulgi. Ehk võtad ühelt poolt äärest jällegi juuksed, jaotad need 3 ja punud tavalist punupatsi. Jällegi vaata, et sa punuksid ülemisega võrreldes enam-vähem poole peale ning hakkad jällegi võtma sellest viimasest patsi salgu otsast juukseid juurde. Katsu kindlasti alati need juurde võetud osad hoida kerge pinge all, ehk kindlasti ei tohiks need väga lõdvalt olla seal. Pane juurde ka mõned kaunistused ning ongi kindlasti üks pilku püüdev punutis valmis.